Valgu. Mis aimu pea? See kõht. Mis, kus? Kas ma olen... Ma kindla peale haiglas. On valge juhtmed. Mis juhtus minuga? Sa oled üleval. See on mingi suur asi. Reili Raks, sa oled tulnud 2 nädalat koomas, kui öelda nii. Oot, miks ma üldse siin olen? Sellele ma ei oska vastata, aga me teame ainult seda, et kui te olite leitud, oli keegi teid läbi peksnud ja teie vend ja Reili kõrv helistasid haiglasse ja nüüd sa oled siin. Kas keegi on mind külastanud? Jaa, on küll, aga nad pidid ka vähem aega olema. Mida see veel tähendab? Me pidime operatsiooni tegema, kuna sa oleksid võib-olla surnud. Ma ei tea, mida öelda. Lihtsalt öelda tänan, et mu elu pääsite. See on meie töö, aga nüüd puhka. Ma homme hakkan seda ennast küsitlema. Oh my god! Ta ei sure ära. Kes sa veel oled? Ma olen vales kohas. Ma nüüd tõmban utõuses. Ma pean oma küpsist otsima. Ma ei taha isegi küsida, mis see oli veel. Jenny! Teil on ka veel tore näha. Sa ei tohi nii kunagi enam niimoodi teha. Ma püüan. Nii, et mida sa arvad? Kas sa arvad, et tema... Ma ei tea, mida arvata. Ma oleksin peaaegu ära surnud, aga ma ei usu, et see Diana oli. Sest ma mäletan, ma ütlesin, et Diana talle ütles midagi või... Ma enam ei... See on võimatu. Ma ju ütlesin, et ole valmis. Kõik peab olema nii raske välja arutada. Kõige olulisem on see, et sa jäid ellu vähemalt. Ma arvan küll. Aga mu pea lõhub ikka tugevalt. Seda nüüd küll. Wait. Kuidas te mind leidsite? No, me tulime sind otsima, kuna Jessica ütles, sa olid kaua ära olnud. Ja siis me nägime sind niimoodi ja sa hakkasid kukkuma. Aga asi, mida sa vist ütlesid, oli Justin, kes iganes on. Jenny, kas temaga on kõik korras? Halloo. Tule maa peale tagasi. Jenny. Mis? Jumal tänatud.
sa veel kadusid? Kuule või? Jep, ma arvan, see on Justin. Mul on üks küsimus. Kes on Justin üldse? Kui panna normaalses keeles oleks see, et mu eks aga nimetan teda inimeseks, kes mulle meeldis, aga ta peaaegu suri ja siis tundub, et ta ei surnud ära. Nii et sa arvad, et see on tema? Võib-olla, aga ma ei mäleta enam nii täpselt. Miks ta üldse tahaks neist asju teha? Ma võib-olla tean, aga ma ei ole kindel. Ma ei saa mitte midagi aru, mis siin toimub praegu. Ma võin sulle pärast kõik seletada ära. Olen sellest väsinud kõigest. Kas me peaksime minema nüüd? Ma arvan küll, lähme. Tuled, Mark? Ja kohe. Okei. Sinuga saab kõik korda, luban sulle. Nii et kellelgi on mõtteid, kes võis seda teha. Diana oleks esimene, kes oleks pähe. Scarlett. Tema. Mina arvan 100%, et see oli Diana. Diana ei ole võimeline midagi sellist teha ja muidugi ta teaks, et siis ta läks vangi. See on loogiline. See kõik tuleb nagu see oleks minu süü. Miks sa seda arvad? Sa pole mingi moodi sellega seotud. Ma vist pean algusest alustama, on ju. Millest? Siis saad aru, kui ma hakkan seletama. See on pikk lugu, miks ma arvan, et see on minu süü. Lihtsalt ütleme nii, et ma töötasin vahepeal natukene Diana jaoks. Mul polnud teist võimalust. Nagu ta on alati öelnud, sa tead, mis juhtub. Aga ta pole jälgi öelnud, mis tavaliselt toimub. Aga ma arvan, ma nüüd tean. See kõik algas umbes paar päeva pärast seda, kui Jenny oli meie kooli tulnud. Ja ta küsis mult, et kas ma saaksin midagi tema jaoks teha. Ma vastasin muidugi, aga ma arvan, et ma ei oleks tohtinud seda öelda. Ta ütles, et ta rikub mu elu, kui ma seda ei tee. Ma täpselt ise ei saanud plaanist aru, mida ta tahtis talle teha. Aga niisugune asi oli see, et ta tahtis talle haiget teha mingit moodi. Ta ei lubanud mul Jenile ega kellegile rääkida sellest. Või ükskõik kellele. Kui koolipidu tuli, küsis ta mult uuesti midagi. Ta üritas jälle rikkuda elu ära. Ma ei teinud seda jälle, loomulikult, miks ma oleks pidanud seda tegema. Ühel päeval ta otsustas minuga telefoni teel arutada asju ja ta tahtis, et kuna ta ei saanud kooli tulla, pidi mina, Jenny ja sinu lahku ajama, ütleme niimoodi. Aga sa ei teinud jälle seda. Miks ma olekski? Aga tundub, et minu tegudel on ka nüüd tagajärjed. Sai kõik oma südamet ära. Tundub küll nii. Kus ma olen? Isa? Isa? Scarlett? Kus?
no vaata, kes meil nüüd magab. Mida sa asemel teed? Tulin muidugi lilli tooma. Ega ma sind siia tapma ei tulnud veel. Veel? Kas see peaks veel tähendama? Ma rikkusin su elu ära ju. Nii et sa olidki sina. Mina? Ma ei julgeks jälgi midagi sellist asja teha. Ära unusta, ma poleks võimeline isegi sellist asja tegema. Sa oled ikka üks kahtlustalustest. Nagu mind väga huvitaks. Sa ei olnud surnud, nii et politsei reeglite järgi ma peaksin paar nädalat või kuud olema vangis. Igatahes ma nüüd lähen. Jäta aega, Barbi. Jäta aega, Rott. Millal ma siit välja küll saan? Au! Mul on sulle uudiseid. Palun ütle, et ma saan siit homme ära või täna. Ma väga tahan. Seda ma võin öelda. Sa saad täna homme vabaks. Oh my god. Ma tahan juba nii väga välja minna. Kas ma toon telefoni, et sa saaksid neile öelda, et sa tuled? Oh jaa, palun. Kuidas soovid? Lõpuks saad siit haiglast välja. Näeme siis homme. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. Mis minust on saanud? Nii et Gertrud, kas sa igatsed Dianat? Ma ei igatse. Kes saaks endale sõbraga räägiks su tagant? See, mis koolis jutus, mida sa ütlesid, oli tõsi? Jaa, sa röstisid teda nii palju ära. Röstimine... Jaa, ma arvan, et ma tegin seda, aga ma kutsun seda rohkem, et ma ütlesin talle ära. Tean, et see on vana asi, aga ikkagi on seda tore öelda. Ja muideks, kas Jennyst olete midagi kuulnud? Ta vist saab varsti välja, kuna ta on nüüd umbes... Kaua ta on olnud ära? Ma ise ka ei tea. Ta on seal nii palju olnud. Õnnelik, et ta ei ole surnud veel. Diana, ma arvan, tegi seda. See kõlab vähemalt nagu tema. Aga kõik ütlevad, ta pole võimeline. Minu jaoks on ta alati kõigeks võimeline. Sul on õigus. Esimesed sekundid osast. Mu maja kukkus maha. Wait. See ei peale või?